Tahan sulle rääkida ühest ülisalakavalast katkust, sellisest katkust, mis hiilib teinekord ligi täiesti märkamatult ja sa saad aru, et see on sinu elu üle võtnud ja et sa käid ja nakatad ka teisi selle katkuga alles siis, kui on juba liiga hilja. Õnneks tegemist ei ole sellise üdini fataalse katkuga ja sellest on võimalik ennast tervendada. Aga millisest katkust ma siis ikkagi räägin? Selle katku nimetus on mugavus ja tavalisus ehk siis normaalsus. Tead küll, normaalsed inimesed, nii on tavaline, kõik teised teevad. See on mugav. Ma teen mugava valiku siin, ma teen mugava valiku seal, kõigepealt ma valin endale mugavad jalatsid, siis ma valin endale mugava elukaaslase, siis ma valin endale mugava elukoha, siis ma valin endale mugava tööalase väljundi, siis ma teen ainult neid asju, mis on minu jaoks mugavad, siis ma mõtlen ainult neid mugavaid mõtteid. Ja siis ühel hetkel, kus sa omadega oled? Ehk siis mugavus ja tavalisus ja need kaks üliohtlikku nähtust või normi või standardit, ma ütleks nähtust, tegemist on katkuga. Need käivad alati käsikäes ja need väga tihti hiilivad ligi täiesti märkamatult ja ligi võivad need hiilida, eriti muidugi seltskondades ja gruppides, kus toimub selline mugandumine ja kohandumine. Tead ju küll, et tegelikult igas grupis siis nagu grupp joondub kõige nõrgema järgi või siis nagu see inimene, kellel on kõige madalamad standardid, siis selle järgi tegelikult hakkab kogu grupp joonduma. Et kui sa võtad nagu selliste high performerite gruppi tööle kellegi, kes laseb kogu aeg üle jala, siis varem või hiljem hakkavad teised sama tegema. Sama puudutab meid nagu kõigis eluvaldkondades. Ehk siis ühest küljest me võime sattuda sellisesse gruppi, kus me hakkame nagu vaikselt enda sooritust ja enda erinevaid standardeid alla laskma. Ja teisest küljest minu meelest eriti ohtlik on see siis, kui sa oled üks nendest inimestest, kes on kas ettevõtja või toimetab palju kodukontoris. Ja tegelikult põhjus, miks ma seda videot teen, on ülimalt isiklik, sellepärast et ma tabasin ise ennast sellest kohast. Ja minu meelest kodukontor on see koht, kus see asi nagu üli oskuslikult märkamatult ligi hiilib. Ja väga tihti see algab väga väikestest asjadest. Kui sa oled kodukontori inimene, kas siis töötad kodukontoris või veedab mõned päevad kodukontoris, tehes arvutitööd ja tehes sellist arvutitööd, kus teised inimesed sind ei näe, siis tõenäoliselt sa tead küll kõik need musta huumori videod, on ju, tüübid Zoomis ilma püksata, on ju. Ma ei ole kindel, kas sina nüüd ilma püksata Zoomis istud, aga raudselt oled sa teinud arvutitööd hommikumantlis või poolpaljalt või siis mingis suvalises lohvakas kampsunis või mugavates dressides. Ja tõenäoliselt oled sa märganud, et sina tunned ennast hoopis teistmoodi kui siis, kui sa istuksid mingisuguses, ma ei teagi, kontoriülikonnas või smart casualis kusagil kontoris. Ja see on nagu hästi huvitav, et tegelikult asi ei ole mitte riietes, vaid asi on enesetundes ja tegelikult koos riietega me vahetame ka erinevaid rolle. Ja küsimus on väga paljuski enesetundes ja olgem ausad, et tegelikult mida rohkem me enda eest hoolt kanname, mida rohkem me tegelikult ka seal mõõdukalt pingutame ja see video ei ole üldse välimusest ja küsimus ei ole selles, mis normidele, standarditele sa jälle vastad, on ju, või mida teised inimesed sust arvavad, vaid küsimus on enesetundes ja vähemalt mina võin küll öelda, et kui ma nagu täiesti lasen ennast selles mõttes käest ära, et ongi lohvakad dressid, lohvakas kampsun, juuksed on lihtsalt nagu kuidagi krunni kinni tõmmatud ja ei viitsi silmi isegi ära värvida ega kreemi näkku panna, siis on nagu, ma tunnen ennast hoopis teistmoodi. Ja see tegelikult väga paljuski mõjutab ka minu töö kvaliteeti ja seal on hästi huvitav seos ja ma soovitan sul hästi teadlikult hakata seda enda puhul jälgima, eriti kui sa oled kodukontori inimene, veedad palju aega arvuti taga ja teised inimesed sind ei näe. Tee proovi, vaata, kuidas erineb sinu suhtumine, sinu töö kvaliteet, sinu tulemuslikkus sellest, et millisena sa sinna arvuti taha istud. Ja see on üks koht, kus ma siis enda puhul ilmselgelt märkasin seda, et oot, Helena, aga see on nagu 3. päev juba selle lohvaka kampsuniga. Et nagu, mis asja sa teed? Ja
ma arvan, et on täiesti okei vahepeal olla lohvaka kampsuniga ja ma arvan, et need jalatsid, millega sa metsas matkamas käid, peavadki olema ennekõike mugavad. Aga nüüd, kui see mugavus hakkab laienema kõigisse eluvaldkondadesse ja ta väga tihti, kui endal silma mitte peal hoida, algabki kusagilt märkamatult, no stiilis, et ostsingi endale need mugavad matkasaapad ja nad on nagu nii palju mugavamad kui mis tahes muud kingad ja kui sa oled naine, siis sa tead, et enamus väga ägedaid, väga ilusaid kingi ei ole väga mugavad, nendega ei ole kõige mugavam kõndida, eriti talvel. Autoga on palju mugavam sõita mingisuguste madalate jalatsitega. No ja siis ühel hetkel ongi, et mul on need ülimugavad matkajalatsid. Ma lähen käin nendega toidupoes ka ära. Ja siis on siuke, et aga ma võiks tegelikult sõbraga kokku saada nende mugavate matkajalatsitega. Ja siis järgmine hetk on see, et aga ma võiks nendega tegelikult juba ka kontorisse minna. Ja siis ma lähen nendega juba teatrisse. Ja siis ma leian juba mingisugused samalaadsed, natuke formaalsemad kingad selleks, et minna presidendi vastuvõtule. Ja lähme sõidame. Ja seda saab minu meelest ülioskuslikult üle kanda kõigisse teistesse eluvaldkondadesse, kui lihtne ja kui automaatselt ja tere tulemast, me oleme kariloomad, et kui lihtne ja kui mugav on kaasa minna selle tavalisuse ja normaalsusega ja kui palju tegelikult sind ümbritsevad inimesed sind mõjutavad nende standarditega, mis on tavaline, mis on normaalne. Nüüd, kui sinu tutvusringkonnas, eriti kõige lähedasemas tutvusringkonnas on tavaline, ma ei tea, lihtsalt üle jala asjad ära teha või on tavaline mitte täita oma lubadusi või on tavaline kuidagi valetada, reeta, on tavaline ots otsaga kokku tulla, on tavaline teha endast absoluutne miinimum, on tavaline ainult püsida mugavustsoonis, siis varem või hiljem nakatab see ka sind. Ja ma tahan rõhutada ka seda, et ka sina nakatad sellega kõiki end ümbritsevaid inimesi, kõigepealt kõige lähedasemaid ja siis laieneb see juba sinu töövaldkonda, sõprussuhetesse, tutvustesse. See on üli ohtlik koht. Ole väga tähelepanelik selle osas, millistes keskkondades, milliste inimeste keskel sa enamuse oma ajast veedad, millist infot sa tarbid, millises inforuumis sa oled ka virtuaalselt, kes on need inimesed, keda sa jälgid. Ja ma ei hakka praegu minema üldse sinna mingite võltside kuvandite ja pakendite maailma. Ma räägin ikkagi sellest tavalisusest ja normaalsusest. Sellepärast, et tavalisus ja normaalsus tappavad ära kõik ambitsioonid, kogu eripära, kogu unikaalsuse. Tavalisus ja mugavus on igasuguse arengu kõige suuremad vaenlased. Ja see on see, kus me hakkame alateadlikult tegema absoluutset miinimumi selleks, et toime tulla. See on see siuke survival mode. Ja häda on selles, siis kui survival mode ei ole siuke akuutselt valus, et mind ei aja kiskja taga, vaid on nagu täpselt selline, et okei, et mul on nagu päevaks see pähkel. Et on nagu piisavalt mugav ja täna väga suur osa inimkonnast elab selles mugavuses ja olgem ausad, seda tegelikult ka soositakse siuksel nagu globaalsel tasandil. Sellepärast, et see on see, kus me oleme kõige paremad tarbijad üldse. Tänu sellele, et me tahame säilitada mugavust ja mugavus on väga sõltuvust tekitav. Ma usun, et sa tead väga hästi, millest ma räägin. Mugavus on sõltuvust tekitav. Me püsime mugavates suhetes, sest me oleme nendega harjunud, sellepärast, et nende lõpetamine oleks ebamugav oleks kolida, ebamugav oleks vara jagada, ebamugav oleks tutvuda uute inimestega, ebamugav oleks alustada uuesti. Me püsime töökohtades, kus me juba ammu enam ei arene, tead see siuke tagumikutundide täisistumine, lihtsalt sellepärast, et mingil kindlal kuupäeval tuleb mingisugune kindel sissetulek, millega enam eriti hästi ära ei ela. Aga ikkagi see on mugav, turvaline, ma olen seda kogu aeg teinud, see ei nõua mult mitte mingisugust pingutust. Tead, mul see juba automaatpiloodil tulevad need asjad välja. Okei, aga sinu elu. Me loome suhteid, ka sõprussuhteid inimestega, kes tead, on nagu samal tasandil või siis läbime mingites ringkondades, kus me saame olla kõige targem inimene ruumis. Aga kas sellises ruumis paneb sind miski üldse kasvama? Kas miski paneb sind arenema? Ja kui palju elu selles mugavuses on. Ma lihtsalt tahan nagu siin sulle ka meelde tuletada seda, et tegelikult elu selles mõttes
tundub mõnes mõttes nagu pikk, eks ju, aga teisest küljest sa ilmselt oled märganud, kui kiiresti päevad, kuud ja aastad mööduvad. Ja kui kiiresti mööduvad need siis, kui sa just nimelt teed neid tagumikutunde. Või siis kuidagimoodi nagu hingitsed selles eat, sleep, work, repeat režiimis. Ja ma ei ütle sulle siin praegu, et mine nüüd hakka kõike lõhkuma, lammutama ja ilma köieta benchit hüppama. Aga ma tahan sulle meelde tuletada seda, et hoia endal silm peal. Hoia väga endal silm peal, kui sa hakkad kusagil enda jaoks olulise lati alt läbi minema. Kus kuulumine hakkab olema sinu jaoks võrdväärne mugavusega, kus kuulumine hakkab üle trumpama sinu jaoks arengut. Hoia endal silm peal, sellepärast et see on katk. Ja üldjoontes inimesed, kes on sellest katkust nakatunud, ei ole need inimesed, kes saaksid sind sellest tervendada või välja sikutada. Ja kuna tegemist on katkuga, siis tegelikult puutud sa selle katkuga kokku iga päev. Ja normaalne, tavaline olla on kõige lihtsam asi. See ei nõua kuigi suurt pingutust. Ja see on väga-väga mugav. Ja jällegi, mida rohkem sa mugavustsoonis viibid, seda tavalisemaks sa muutud. Ja mida tavalisem sa enda jaoks oled, tavalised inimesed ei tee erakordseid asju. Tavalised inimesed ei tee ebamugavaid asju. Ja nüüd, kui mugavus ja tavalisus muutuvad osaks sinu minapildist, võid sa väga-väga ohtlikus kohas, kui suure tõenäosusega elu võib pakkuda sulle ka erakordseid võimalusi, aga sa ütled neile ei. Ja sa põhjendad selle veel väga loogiliselt ära ka. Ehk siis kogu selle video point on tegelikult see, et ole väga-väga tähelepanelik, tea oma latti, tea oma standardit, jälgi enda enesetunnet. Ole väga-väga tähelepanelik nendes kohtades, kus mugavus hakkab olema sinu kõigi valikute läbivaks noodiks. Mul on mugav seda teha. Ma olen seda kogu aeg teinud. No tead küll need samad matkasaapad, millega on lõpuks mugav juba teatrisse ka minna. Ja meie ühiskond on väga Eestis praegu läinud seda teed, kus me soosime mugavust ja tegelikult väga paljud trendid on ka selle peale üles ehitatud. Aga mugavusest ei sünni kangelasi, mugavusest ei sünni jõudu, mugavusest ei sünni arengut ja mugavusest ei ole võimalik sünnitada ka erakordset elu. Sa pead olema valmis tegema ebatavalisi ja ebamugavaid asju, kui sa tahad elada elu, mis on päriselt elamist väärt. Ja see tähendab ka seda, et teatud mõttes tasub sul ennast ümbritseda ka selliste inimestega, kes elavad erakordset ebatavalist elu ja kes juhinduvad mingitest teistest väärtustest ja põhimõtetest, kui et ainult tavalisus ja mugavus. Sa ei taha ju lihtsalt olla üks paljudest ja lihtsalt kuidagimoodi oma elu õhtusse saata või iga argipäeva õhtusse saata, tehes samu asju samamoodi, nagu sa oled alati teinud ja lihtsalt tundes, et vaat kui tore, et nõuab üha vähem pingutust. Meil on vaja pingutust, me vajame eneseületust, kas me areneme seal. Ja ühel või teisel moel sõltumata oma vanusest ja soost, me kõik oleme siin selleks, et areneda. Ja tõenäoliselt sa tead seda juba väga hästi, et nii keha kui ka aju mõlemad hakkavad hääbuma ja taandarenema looduses, kõik, mis ei kasva ja arene, kõik, mis stagneerub, hakkab vaikselt hääbuma ja surema. Nüüd ära lase endal surra, enne kui sa oled saanud päriselt elada. Hoia silm peal sellel katkul ja kui sa vähegi saad, siis ära muutu üheks nendest, kes seda katku levitavad.